Savipoti Tobi soovikaev. Vikerkaare külas ühe kõrge puu otsas elas ulakas harakas. Tema pesa oli suur ja lohakil ning täis asju, mis olid mäeküngaste tagant linnast varastatud. Vikerkaare küla päkapikud oleksid neid asju nähes imestanud. Pesas oli sõrmuseid, nii suuri, et päkapikk võiks neid käevõruna kanda. Oli päkapiku rusika suuruse kalliskiviga hõbepross ja veel teelusikas, suur kui supikulp. Need olid inimeste asjad, aga inimeste olemasolust ei teadnud päkapikud midagi. Haraka pesapuu all oli vana savist lillepott. Seegi oli pärit inimeste linnast, kuid harakas ei olnud teda toonud. Hulga aastate eest oli tulvavesi selle Vikerkaare külasse kandnud ja Tobi nimeline päkapikk oli ta leidnud. Tobile oli see suureks õnneks, sest puu, mille sees oli olnud ta kodu, oli hirmsa tormiga maha murdunud. Kohe, kui Tobi lillepotti nägi, mõistis ta, et sellest saab toreda uue kodu. Pärast paari pisemat kohendust, mis läksid Tobi käes libedasti, sest ta tegi Vikerkaare külas kõikvõimalikke töid, võis ta sisse kolida. Sellest päevast peale hakati teda kutsuma Savipoti Tobiks. Nüüdki veel palju aastaid hiljem tegi Tobi kõiksuguseid töid, kuigi ta oli väga vana. Tegelikult oli tal varsti kätte jõudmas juba 102. sünnipäev. Nagu kõik küla päkapikud, pidi ka Savipoti Tobi kogu vajamineva veeallikalt tooma. Vesi oli hea ja värske, aga häda, kui kole nägi allika ümbrus välja. Vesi voolas ju pidevalt ja iga päev käies olid päkapikud maapinna oma jalgadega mudaseks sõtkunud. Kõigi allika kasutajate kingad ja saapad said alati koleda kleepuva porikorra peale ja kõik kurtsid selle üle. Ühel päeval, kui Savipoti Tobi allikal oma järge ootas, tuli ta läkki hea mõte. Vahest saan ma siia mingisuguse kaevu teha, mõtles ta. Korraliku müüritise ja veevõtuämbriga. Kõik leidsid, et see on tore mõte. Mõni päev tublit tööd ja Tobil oligi kaev valmis. Kaevul olid madalad kivirakked ja pisika katus peal. Oli ka veevõtuämber. Kogu päkapiku rahvale meeldis uus kaev väga, sest see tähendas lõppu poristele kingadele ja saabastele. Savipoti Tobi 102. sünnipäev jõudis aina lähemale. Ühel päeval tuli väike tütretütar Tobile tema lillepotist kodusse külla. Tüdruku nimi oli Pääsusilm ja ta käis ikka hea meelega vanaisal külas, sest tolle kodu oli nii huvitav. Esiteks oli see tehtud suurest lillepotist. Enamik päkapikke elab aga puuõndes ja maja oli alati täis nii huvitavaid asju, et Tobi tegi kõiki ette tulevaid töid, tõid teised päkapikud talle igasuguseid asju parandada ja need olid majas igal pool laiali. Tobi ja Pääsusilm istusid töötoas ja rääkisid uuest kaevust. Tead, vanaisa, ütles tüdrukutirts, see kaev meeldib kõigile. Nii peabki olema, vastas Tobi. Pealegi, olgu sulle teada, see on soovikaev. Ja ta pilgutas silma. Järgmisel päeval mängis Pääsusilm oma koduaias. Ta püüdis küll kannidega mängida, aga mõtted läksid ikka vanaisa sünnipäeva peale. Ma tahaksin nii väga talle midagi kinkida, ütles ta oma nukkudele. Aga kuidas ma saan seda teha? Mul ei ole ühtegi kingiks sobivat asja. Ma soovin. Ja siis tuli talle üks mõte. Aga muidugi, sõnas Pääsusilm õhinal. Vanaisa ütles, et see on soovikaev ja kui ma selle juures midagi soovin, võib soov täide minna. Pääsusilm ruttas kaevule. Ta otsustas, et soovida on kõige parem soovikaevu vett juues. Selles oli tal päris õigus. Ettevaatlikult vinnas ta raske ämbri üles, võttis siis peotäie sädelevat vett, pigistas silmad kinni, jõi ja soovis. Ma soovin vanaisale sünnipäevakinki,
ja just siis, kui Pääsusilm soovis, tuli harakas lennates mägede tagant linnast. Nokas oli tal kullast taskukell. Äkki pääses kell haraka noka vahelt lahti ja langes keereldes ikka allapoole ja allapoole, kuni kukkus sulpsatades veeämbrisse. Pääsusilm kummardus vaatama. Tohutu suur kuldkell, hüüdis ta. Mu soov on täide läinud. Viimaks jõudis Savipoti Tobi sünnipäev kätte ja Pääsusilm kiirustas vanaisa juurde. Ta oli kella kinasti sisse pakkinud ja kibeles seda vanaisale andma. Palju õnne, vanaisa, ütles ta, niipea kui Tobi ukse avas ning ulatas talle siis oma erilise kingituse. Sinu heldene aeg, hüüdis Savipoti Tobi, kui ta uhket kella nägi. See on kindlasti väga ilus kamina kohal seinal. Aitäh, imetore, aga kus sa selle said? Ma soovisin soovikaevu juures, vastas Pääsusilm. Tobi kratsis kukalt ja imestas. Aga ta ei saanud iialgi teada, kust kell tegelikult pärit oli. Ainult harakas teadis seda.